Nüüd oleme Hiiumaa militaarmuuseumis, aga keegi ei reageeri. Hallo, ega siin majas vist vastust ei saa, et ma ei tea. Ühesõnaga, lähme vaatame siis kuskilt mujalt, kust pileteid saab. Aga jah, me oleme siin militaarmuuseumis ja vaatame, mis meil siin siis on. Kurilka, jah, nii. See tee, kus granaat pandi ja kõik lendas tõotud. No nii. Ei tööta. Aga lähme vaatame piletid ära ja siis hakkame ringi käima. Päriselt sai siis siit pileti. Et see elutu tüüp seal esimeses väravas meile piletit ei tahtnud anda. Suurtüki mürsud ja värgid. Samamoodi teeme nagu eelmises osas, et me ei hakka liiga palju jutustama, lihtsalt näitame ja vaatate, loete ise. Selle kuulida, eks kuul läheb läbi. See on nende jama jaoks, mis kogu. Ahah, sina tead. Rauno harib meid, Rauno mu giid, tule giid. Sa tead sellest teemast, jah? Nüüd Rauno ütleb, ta oli eelmises elus sõdur. Mundrid värgid. Pea. Pea. Mis Hitler? See on Lenin, Rauno. No on ikka ajalugu. Sina pidid ajalugu nii hästi teadma. Näe, Rauno ütles kohe Hitler. Näe, Hitler kohe. Hitleri vendkoolis ikka küllist käinud. Rauno, ma ei tea, kas ma tahan sind enda giidiks ikka. Ei, see on Hitleri vend. Tankitõrje, mis pommid, Rauno. No vaat juuste järgi vaatasin. Telk ka komplektis ja vaataks tahtsin telki ka näha, mis ühesõnaga väga põnev muuseum, kes tahab, läheb avastab ise ka veel juurde. Et meil oli päris mitu kohta, kus me käisime läbi, et siin tuleb veel mingisuguseid klippe enne, kui me majutusasutusse läksime, kus me käisime. Ja tuleb ka majutusasutusest mingid klipid siis. Üle läinud, jäljed on näha. Ja ega midagi. Vaadake edasi. Jõutori. Korraliku uksega. Need on tuttavad värgid pööningutele vanasti vedelesid igal poole. Nii, ja siin on siis tahkuna tuletorn. Tahab, need on lihtsalt juhtimata veel. Aga täna on tuuline, ma ei hakka sinna üles minema. No ma ei tea, kalli.
Keiu võib-olla tahad Keiu minna. ja Risto tahavad minna. Tahad ka minna? Viitsid ronida? Võtan kaamera ka või? No vaatame, kuidas see... Eks sa võid võtta, aga ära siis alla pilla. Ja ma vaatan korra sisse, piilun, et mis see trepp on siit. Oi, siin on hull. Siuke ruus. Siin on õudne tuul. Mine sinna kõige taha. Ei tohi. Oota, ära mine. Jahper, ole siin ukse peal. Appi, ma ei saa minna. Ma pean minema hakkama, ei saa. Appi. Oi. Ära ole. No seal all on Äll, Kairit ja Rauno. Ja nüüd me oleme siis sattunud mingisuguse ristimäe juurde. Siin on ehitatud ise, nagu ma näen, mingitest asjadest ristisid ja asju igale poole tee äärde maha. Ja ahah, siin on mingi sükene no vot, selline asi siis. Nii, ja nüüd me oleme Nuudi hobitalus. Me saime siit kätte ka söödatopsid ja siin on meil siis erinevad elukad. Tee ka väiksemaks, tee väiksemaks ikka neile need. Ma valisin välja, keda ma järgmine aasta meile tahan võtta. Ei taha kedagi Tule, ma võtta. näitan sulle. No, keda siis tahetakse järgmiseks aastaks meile koju? Mis tee nüüd? Ja ruttu kinni. Vaata, sarvega sulle juveelidesse ei pane. Kui toredad. No te ei Oi. See on habemärg, sa oled joomas käinud, näe habemärg. Ei ole, nad pissivad omale habemesse vahepeal. Ei ole. On küll. See oli vesi. Vedas. Pissivad habemesse ka vahepeal, jah. No näe, vaata siis. Selline loom. No, näed, nad on nii sõbralikud, nad ei karda ka. Nad on harjud, nad tahavad süüa saada sult kohe. Keiu, kus sa panid? Kõne loom, jah. Et selle võtame koju omale, jah. Oi. Tuled meie koju? Niuke elukas. Ma lubaksin sul meie voodis magada ja viskaksin nende abikaasa ukse taha. Nii. Ära nüüd kõike talle anna teistele elukatele ka. Ohi, noh, vaata, kes tuli. Kas sul on juuksed silmade ees või? No, selline tegelane, tema tahab ka saada, anna talle ka. Need elukad nüüd tulid ka ligi sööma. Sugune pehme soe. Hambad on küll niuksed nagu kopral, tead, niuksed. Naerab niimoodi. Äldi pilt ka. Eriti suured elukad. Ja on ikka suured surakad. Nii, tema on juba, ma arvan, et nädala pärast sama suur kui see ema isa. Sest tohutult, oota ma panen nüüd tiibad ära, tohutult kiiresti nad kasvavad. 6 nädalaga nad on juba suured. Jah. Ja siis ma näitan väikest, kes on, ta peaks olema kuskil nädalane. Tema on nüüd nädalane tibu. Ja see nokk on sellepärast suur, et ta paneb oma nokka isase tuvi kurku ja sealt sööma. Vastupidi nagu. Jah. Katsu, kui kuum ta on. Ja hästi kuum. Siin. Lihtsalt siin. Ta võtab varsti selle ninakese välja ja siis ta hakkab jooksma siia. Nii palju rahvast Suusi ja Suusi vaatab ümber ringi praegu. Kas lõhnad on kõik erinevad ja... No nii, nüüd hakkab kodu pole minema.
ja nüüd saate vabalt, näete, nüüd on okkad täitsa maas, nüüd saate pai teha, kui te tahate. nii, mis tüübid need siis on need? On sul anda talle midagi? Peo pealt. Mitte näpu vahelt, jääb peo peale. Raputa. Julgen. Ja, nii, pane peo pealt. Oota, päriselt. Ja, kõik tõidavad ju. Näe. Ja mis siin siis on? Miskisugused haned või? Ja nüüd me oleme jõudnud oma majutusasutusse siis, mis on siis Admirali maja. Ja vaatame selle asja siis üle siin, et meil on siin tegelikult suurem seltskond, meil on siin päris palju rahvast, erinevatesse majakestesse on meie seltskond ära paigutatud, meie majakene on siis see. Ja ega midagi, luksvärk, et see on väga uhke värk, et vaatame, mis meil siin siis on sees. Nii, alumine korrus, AC on ja tähendab, ta on see kliima, noh, soojuspuhur ja kõik. Siis on sükene köök, diivan, makk, telekas ja vetsu saab ka minna või? Nii, kõik asjad. Ja siis külmetusasjad, ma annan korraks Raunole. Mikker jääb minu külge, näita sinna ülesse. Süüke poiste magamiskoht siis seal. Ja minu maga. Ja Keiu jääb ka sinna. Mina näitan nüüd siis korra veel siia. Meil on siin süüke luksvärk, et saab hommikul siin kakale minna ja... Isegi saun on. Ja pessu saab minna, aga saun on ka territooriumil ja siis on meil bassein ja kõik siuke asjad on siin kasutada. Luksvärku vaja saab riideid pesta. Ja siis on nagu master bedroom ka, kus me siis Kairitiga lähme ja üks inimene veel. Kairiti tädiga. Et jaa, mingi värk. Näe, sinu kohveril. Minu. Ja, minu kohver. Ei, see on minu kohver, ekstra minu. Aga poiste kohver ja ütleme nii, et nüüd tuleb õlled kohe külma panna ja tõenäoliselt me siin nagu palju ei filmi, sest nüüd läheb peoks ära. Sest et mina olen üks juhtidest ja siin noh, teised on saanud juba nii-öelda sõidu ajal limpsida üht-teist ja paremat, aga mina ju ei saanud. Et nüüd tahan mina ka hakata, me oleme siin ringi reisin nüüd, mida te siin eelmistes klippidest nägite igal pool ja noh, ühesõnaga janutab. Aga selge, me paneme õlled külma ja võib-olla näitame ka vahepeal midagi, aga praegu jah, oleme nüüd natuke aega filmimata ka. Tegelikult on meil filmitud juba ja üles pandud ka esimene osa Hiiumaa reisist, et kui me sinna saabusime ja kui me käisime siis Eiffeli seikluspargis, aga seda näevad memberid, kes on meie memberid. Ja nüüd vahepeale siis selles mõttes vahepealsed seiklused, kus me veel käisime ja milliseid õllesi proovisime ja kohalikku värki seal vaatasime ja tuleb ka memberitele. Aga siia järgi panen siis veel natukene praegusesse videosse veel seda, mis seal territooriumil on ja kuidas me siis ära hakkasime minema. Ehk siis sükene vahepealne osa tuleb jälle memberitele, kus me veel käisime. Et kes tahab seda vahepealset osa ka näha, siis minge hakake liikmeks ja näete ka veel vahepealseid Hiiumaa seiklusi. Aga nüüd vaatame edasi, mis meil seal territooriumil veel on. No nii, nüüd vaatame veel territooriumil ringi. Ristal on mikrofon siin, Rista näitab ja räägib, mis siin veel siis territooriumil huvitavat on siin puhkekeskuses. Mis siin siis on? Siin on suur pesuruum ja kämerg ja See on puukuur, see jälle, kus me saunas käisime ja pärast seda me käisime ka basseinis. Ja siin saab rentida mullivanne, aga me ei rentinud seekord. See on just kus omanikud on. See vist peaks olema
rendimaja. Tuut ka kaugemal. Ja seal on kaev. Näitame, mis meil siin sees on ka. Siin on siuke imelik suur kiik koos toolide ja lauaga. Siin on ka grilliplats ja need taga rendimajad. Siin on mänguväljak. Siin ja siin on võrkpalli mängimisplats. Nii, me oleme jõudnud nüüd Käina kiriku varemetesse. Meil on viimane päev, meil on veel 2 kohta vist ainult, kuhu me lähme, et selline asi siin. Ja vaatame siis edasi, mis meil siin veel on. Nii. Sisse ei pääse, sisse pääs valdaja loal, kes valdaja on siis? Jessukene ise on valdaja või, aga no vaatame siis läbi puuri. Jah. Sisse ei saa. Nojah, siin ongi üks huvitav objekt siin kiriku kõrval, nagu mis päriselt põnev on, et huvitav puu, jah. No vot. Aga siin ei olegi midagi nagu rohkem vaadata. Ümberringi saab käia, et Jeesusele ehk siis valdajale, objekti valdajale ei hakka praegu helistama. No, midagi väga siin polegi. Vot. Aga lagi on huvitav. See võlv on tehtud ka kõik paekivist, no siit ei jää vist näha väga kaamerasse. No nii, ja järgmisse kohta. Ja, nii. Ei, sa pead seda eilset tantsu tegema. No, Kassari kabeli ja kabeliaed oleme nüüd siia jõudnud, nii. Vot. Aga mis siin ikka? Lähme vaatame aeda ka siis. Selline värk. Siin on mingi värskem aud ka ju. Kus Siin näed. Ärge siia peale astuge, on ju. Haua peale käida, lapsed teate, on ju. See on cheese. 22 ja 26. No võt, no vaatame tiiru peale. Vaatame, mis siin on. Oho, sukke katus ja... Võt. Linnud on. Aga mitte see on mingi majaka moodi asi, aga linnutorn on siia poole. Kõik piletid poole hinnaga, aga siin on ka mingi pileti teema veel. No. Vaatame. Peab Tõnni kutsuma, Tõnn käib tööl nüüd, et Tõnnil on raha. Marko, hoias mu abikaasal silma peal, et ta kartma ei hakka, ma pole eile joonud nii palju ju enam. Nüüd saan minna igale poole. Ma tahan autos minna. Nii, nüüd ma olen tornis ka. Vaata, Tuudur, ma olen tornis. Noh, mis ta nüüd nii torn, aga siukene sama kõrgel kui need korstapitsid, mis me ladnud olen. Kuule, see pidi nimi olema Kormorani saar, näed, kõik puud on kuivanud. Okei. Noh, ja. Viimuda. Ja vaatame silla peale ka, see pidi olema saar, kus kormoranid on siis kõik nii-öelda surnuks kakanud. Et
vaat see seal. Ja siit kõrrest saab siis tõenäoliselt seda muda imeda, kes tahab, et seda ravimuda. Praegu nagu ühtegi kormorani ei näegi. Kuskil peidus seal kivide vahel seda taguma hakka. Nii, leidsime siis ühe padruni. Sina leidsid või? Jah. No vot. Laskmata. Nüüd oleme jõudnud Orjaku sadamasse. Tahtsime osta, et äkki on suitsulesta või midagi, aga ainult kooki ja jäätist. Et noh, kala ei ole. Aga siin on jah, uhked paadid ja vaata siukseid väikseid paate siis veel. Vaat. Need on vist purjakad hoopis. Pisikesed. Jah, ongi. Siin on näha ka, üks on nimega ka Tuule tallaja. Purjekad, purjepaadid väiksed. Vot selline. Nii, kaart ka. Aga jah, kala ei paista. Eks me siis liigume edasi, mis meil siin ikka. Vaatame, kas jääb midagi veel ennem mandri peale sõitu tee peale või ei jää. Et kerige magab ära kratid ja näeme järgmises.